2001 minu arust linastus Fast and the Furious. Ma just tahtsin minna ka, et kuidagi, et see 2001 aasta on siuke väga huvitav aasta, kus on, ütleme nii, et väga palju tuunihuviliste ja autohuviliste siukene käekäik või esimesed mõttelennud alanud just. Ja sul, ma just tahtsin küsida ka, et kas sul siis oli ka kuidagi see, et just oli turbo kalibraastatud, kohe oli Kiired vihased 1 välja tulnud, et nagu, noh, kas kuidagi on seoseid? Ja siis teine asi oli see, et mul ei olnud nagu raha selle ostmiseks. Et selle teise probleemi, selle ma lahendasin sellega ära, et käisin kasiinos ja võitsin seal vajaliku summa. Hopsi. Võlusõna turbo. Jaa, täpselt. Turbo teeb imesid. Oo, jaa. Hard body short block, full battle carburetor, nitro system. Tere, Sam! Tere, Harri! Kuidagi sinuga on ühtepidi raske alustada, et niisugune, mõnes mõttes minu jaoks oled niisugune iidoli staatuses isik, et aga noh, ja tegelikult väga palju kiirendusmaailma inimesed ja lihtsalt autohuvilised teavad sind ja kui sind ei tea, siis Eesti Racing teevad ikka väga hästi. Aga kuidas üldse sinu jaoks see tehnika huvi ja kogu selline asi üldse alguses oli? Ja kuidas siis sealt edasi kiirenduse juurde jõudsid? No, ma arvan, et see natuke liialdad, mis iidoli staatuses. Aga enne kui mul meelest ära läheb, ma kõigepealt tahaksin sind kiita sellise ettevõtmise eest, et see on väga äge asi, mis sa teed. Et sinu juba linastunud osad ma olen kõik läbi kuulanud ja üsna palju huvitavat enda jaoks ka sealt nagu uut kuulnud inimestelt. Seda on hea kuulda. Teiseks, enne kui ma ära unustan, ma tahan kiita sind ka selle intro muusika valiku eest. No. Et ma ei tea, kas kõik kuulajad, vaatajad teavad isegi, mis bändiga on tegemist. Et see on väga minu mõistes unikaalne muusika, sest et see on nii-öelda drag race metal. Jaa, täpselt. Ja see on veel meie Eesti kohalik, ehk siis tervitused Laurile. Nitros on bändi nimi. Jaa. See ise ka metalmuusika austaja ja siis kui selle podcasti saate mõte tuli, siis mingisugune väike tunnusmuusika peaks olema. Siis mul tuli kohe meelde, aga Lauri ju tegi õiget mussi, õige niijutud sõnumiga vaata. Ja siis põhimõtteliselt tegelikult see lugu, mis meil selleks introlooks on, see on ainukene nagu okei kvaliteediga, mis see nagu internetis pealt leida on. Ülejäänud on mingid live-salvestused. Ja Laurilt siis veel küsisin üle ka, et kas on okei seda kasutada ja Lauri nagu oli isegi väga nagu õnnelik ja uhke, et saime. Minul peaks olema Nitros CD isegi olemas veel. Et ma mäletan, Markeliga sõitsime Leetu võistlusele ja siis meeleolu tõstmiseks sõidu ajal Nitros plaat käis seal nagu repeat'ina. Et seal on väga pulli või ütleme õiget kiirenduse sõnumit. Et jah, selles mõttes. Aga kui nüüd siis minust rääkida, siis tehnikapisiku ma sain, ma arvan, ikka see kiiks tuleb geeniga kaasa. Et mul oli õigemini on isa Väino Mäemart, kes sõitis N-liidu ajal rallit Ladaga kolhoosi tiimis. Et kui saladusele siis kus kandis? Sa mõtled, mis kolhoos see oli või? Harju, Habaja või midagi siukest. Paunküla Veoidla kandis, ma ei mäleta, mis selle kolhoosi nimi oli, aga 80ndate ma pakun keskel äkki toimus see. Sealt edasi siis mina hakkasin kiirendusega millalgi tegelema, minust jõuame veel rääkida. Aga mul on ka noorem vend Priit Mäemurt, kes sõitis sportrallit ja jäärada sõidab isegi siiani. Näiteks kui oli autospordigaala, mängis mul taustaks YouTube'ist
ja siis kuulsin järsku Priit Mäemurd, 3. koht. No. Et selline uhke tunne oli, et ta kusjuures ise ka ei teadnud, et sai jääraja karikasarjas 3. koha. Ja nüüd järgmiseks Priidu poeg Märten Mäemurd on siis juba 3. põlvkond. Tema tegeleb meil kardispordiga. Et temaga läks niimoodi, et läksid Talendid Raele sarja proovima. Ja siis juhtus selline asi, et kui ma ei eksi, siis ta äkki üks võistlus, üks etapp oli, kus ta ei tulnud esimeseks. Okay. Ja pika puuga pani selle hooaja kinni. Tuli esimeseks ja siis peale seda pakuti neile sportkarti proovida ja nüüd ta siis seal on. 2 hooaega on sõidetud ja praegult ma ei tea, millal sul see saade linastub, aga praegult on meil märtsikuu hetkel nad on treeninglaagris Itaalias. No nagu uhke, siis võiks öelda, et terve dünastia võidusõitjaid. No praeguseks hetkeks ongi nagu kolm põlvkonda juba, jah. Väga äge. Aga siis, kui see näiteks sul see isaralli sõitmise aeg on, siis kõik me teame seda, et võidusõit ei ole lihtsalt see, et lähed ja sõidad, vaid tegelikult on ju meeletus koguses seda ettevalmistust, hooldust, ehitust, remonti, et siis kui isa selle poolega tegeles, siis olid ka juba garažis kaasas ja siis ma olin nii noor alles, et ma ei mäleta, mitme aastane ma olin, aga ma mäletan seda, et kui isa rallikaga tuli hoovi, siis hüppasin sanga ja ma olin nii väike, et ma ei näinud aknast välja rooli tagant. Aga mingisugust, ma mäletan seda, et samal ajal mingit oma mopeedi putitasin juba küll. See ühtepidi on nii äge, et kuidas nagu mingit nõukaaegsetest asjast räägime, siis Veljo rääkis seda, kuidas ta 14-16-aastasena poisina käis Belarus traktoriga taskuraha teenimas. Sina nüüd räägid ka, et niimetatud nõukogude aeg, isa tuli rallikaga hoovi. et siis oli nagu mingid asjad olid nii palju nagu lihtsamad ja loogilisemad ja ei olnud nagu sükest, nagu tänapäeval on nagu nii nagu reglementeeritud see asi kuidagi, et oli nagu... Kusjuures ma ei oskagi seda kommenteerida, kuidas tänapäeval ei tule kõne alla väga, et sa päris suure ralli autoga, eks ju, mis on selle punase numbriga, lihtsalt sõidad suvaliselt. Tegelikult reglementatsiooni järgi saab seda teha, kui sul on, sa saad taodelda ju punase numbriga endale sõiduluba, et mootori sissesõitu teha asju, aga see ei ole meie saate teema. et seda me saame pärast teisel pool kaamerat laderdada. Aga sinu huvi, mopeed? No, mopeedid, jalgrattad, kogu aeg on see olnud, et ju see tehnika pisik ikkagi kaasa tuli, jah. Ja siis mingisugune aasta oli 2001, kui ma otsustasin, et ma tahan endale ka mingit autot saada. Ja sellega on siuke pull lugu, et ma ostsin, teatavasti sõitsin Calibra turboga, sõitsin kiirendust, sellega ma alustasin, eks ju. Aga selle ostmisega on ka selline pull lugu, üsna mitu tegelikult huvitavat lugu. Esimene on see, et turboauto ostmine oli mul täiesti teadlik ost. Et õppisin sellel ajal Soomes, Soome kursuse kaasane, läksime Helsingisse, mina olin nii-öelda kaine autojuht ja temal oli turbomootoriga Saab. Ja siis tagasi tulles sai jalg päris sirgu vajutatud öösel maanteel, tühi maantee. Ma sõitsin igaks juhuks 2 rea keskel veel, et tee laiem oleks. Ma alles mõned kuud tagasi sain load, aga see somm ise nagu push'is kõvasti, et proovi, vajuta ikka julgemalt, eks ju. Ja siis ta ütles, et 220 või 240 midagi sellist oli korraks kella peal olnud. Aga see oli nagu nii muljetavaldav kogemus. Nii võimsa või kiire autoga ma ei olnud ennem mitte kunagi nagu sõitnud. Ja siis ma küsisin, et kuidas see võimalik on, ütles turbo. Ja
ja kui ma nüüd nagu meenutan, siis piilari küljes oli mingisugune turbokell ja ju siis seal kapoti all kuskil ka siis mingisugune kruvi ka oli, kus seda ju siis jah, sest boost'i peale keerata. sest ega tavaliselt stokksaabil ei ole seda boost'i kella seal niimoodi, et ja siis mul oli nagu tuluke süttis, et ma tahan ka, et turbomootoriga kindlasti oleks auto. Ja siis ma hakkasin neid variante otsima, vaatama ja silma jäi Opel Calibra. Calibrat on 4 mootoriga toodeti, oli kõik 3 muud olid vabalt hingavad, 85 kilovatti, 110 kilovatti ja siis oli ka suhteliselt unikaalne auto, oli V6 mootoriga, aga esivedune Calibra, kus juures see V6 Calibra oli baasiks tolle ajastu DTM-i sarja Calibrale. Et kui kellelgi on huvi, siis ma väga soojalt soovitan YouTube'ist otsida DTM-i Calibra kohta dokumentaal. See oli tolle aja kohta väga tehniliselt arenenud auto. No üldse sellel ajastul, ütleme 80, 90 algus, keskpaik, tegelikult olgem ausad, ju mingid Saksa autotootjad oma mingid konkreetseid seeriaid, BMW 3. seeria on ju, et tootsidki neid autosid ju selle mõttega, et see on selle DTM-i auto baasiks, sest siis oli veel DTM ju kereauto, nii selle originaalpõhjaga kereauto ja siis sul pidigi juba see nagu baas olema nii hea, et sealt edasi minna. E30 põhimõtteliselt sündiski niimoodi, et me tahame ka DTM-ile minna ja et meil on vaja autot selle jaoks. Ja, et tegelikult siis see automudel siis ikkagi mingisuguse ka autospordi taustaga, eks ju. Aga DTM-is tollel ajal olid meeletud rahasummad, mis sinna kulutati. Meeletud rahasummad. Need eelarved olid väga jõhkrad. Aga see ju mingitest stokkidest oli ju see ka, et ikkagi ju need siis autotehased ise tunnistasid ka, et ikkagi kui DTM-il läks hästi, siis selle arvelt müük oli ka ikkagi parem, et see, ta oli nii rahvaspordi ajal, Saksamaal DTM oli sama nagu meil siin Nõukogude Liidu lõpus, mis lõpus kogu aja ja ka Eesti aja alguses veel ju Pirita ringrada, see oli ju oligi Eesti kõige suurem sündmus oli laulupidu ja siis oli Kalevi suursõit, et Saksamaal ju põhimõtteliselt oli samamoodi, et see DTM nagu vaatad neid vanu videosid, siis nagu mõtled ka, et nagu seal on rajal vist rohkem inimesi kui Eestis kokku. Okei. Ja siis ma valisin, et Calibra turbo peab olema. Tänapäeval ma endiselt väga fännan seda kontseptsiooni, et 4-silindriline turbokas 4-vedu manuaalkast. Minu arust see on nii fantastiline kooslus, et sellise kontseptsiooniga kohe mul assotsieerub Mitsu Evo, Subaru, eks ju, aga samuti nüüd siis Pulsar, Mazdal on olemas sarnane 323 mingisugune minu arust oli, ma ei mäleta GT või GTR või mis iganes. Golf R täna ja nii edasi, et see valik on nagu meeletult suur. See on kihvt kontseptsioon minu arvates. Et Calibra turbot, jah, see jäi silma, aga selle auto ostuga oli nagu 2 probleemi minu jaoks. Esiteks number 1, neid autosid oli ka siis väga vähe. Täna neid, ma arvan, neid ei olegi enam üldse olemas. Et siis oli ka neid väga vähe, just nagu kui tahad veel turbokas oleks ja veel oleks enam-vähem tehnikaga. Ja siis teine asi oli see, et mul ei olnud nagu raha selle ostmiseks. Et selle teise probleemi, selle ma lahendasin sellega ära, et käisin kasiinos ja võitsin seal vajaliku summa. Hopsi. Sellega läks niimoodi, et nagu saatuse nagu tahtel kuidagi see lahenes. Ma just tahtsin öelda ka, et saatus soosis seda. Jah, see soosis, et ju siis selle auto ost oli nagu nii ihaldatud või vajalik minu jaoks, et see juhtus nii. Väga hästi. Ja kuidas sa selle õige kandidaadi siis leidsid? Käisin 2 autot vaatamas. Üks oli täielik raibe. Minu arust sellel polnud 4 vedugi alles. Ja teine oli
teine oli täitsa sihuke enam-vähem, aga kuna see auto ostusoov oli nii suur, eks ju, siis ma pigistasin silma kinni paljude asjade peale seal. Et see sai ostetud 91. aasta mudeli vast. Ja siis sealt? Sealt see oli aasta 2001, 30. jaanuar. Sellepärast ei meelde, et mu sõbra sünnipäev samal päeval. Nii, ja siis 2001 minu arust linastus Fast and the Furious. Ma just tahtsin minna ka, et kuidagi, et see 2001 aasta on siuke väga huvitav aasta, kus on, ütleme nii, et väga palju tuunihuviliste ja autohuviliste siukene käekäik või esimesed mõttelennud alanud just. Ja sul, ma just tahtsin küsida ka, et kas sul siis oli ka kuidagi see, et just oli turbo kalibraastetud, kohe-kohe oli Kiired vihased 1 välja tulnud, et nagu, noh, kas kuidagi on seoseid? Ma kodus nagu hakkasin järgi mõtlema ja korrastasin natuke mõtteid, värskendasin mälu ja siis kuidagi assotsieerus see, et Kiired ja vihased linastus, eks ju, ja seda käisime kinos vaatamas ja siis sealt kuidagi see tuhin läks veel suuremaks, et autot on võimalik veel paremaks teha. Et, ja siis tegelikult oli tollel ajal Eestis päris kõva street race'i kultuur. Et pean tunnistama, et olen ka ise patune ja mõned korrad street race'idel käinud. Ja street race'idel on läbi nende kordade, kui ma seal olen käinud, noh, siis loomulikult olen sõitnud ka ja on olnud 2 juhust täpselt, kui ma olen kaotanud. Ma ei tea, tahate teada ka, kes need olid, mul on hästi meeles. Kas üks oli sinine BMW või? Ei olnud. Okei, aga räägi ikka. Üks oli Gert Porschega, 951 või 944 Turbo M, kumb ta nüüd on, õige nimetus. Ja teine on su saate vaatajatele tuttav kaubalifti Mell. Mellil oli siis Rover. Ma ei tea täpselt mudeli nimetust, aga samuti 2-liitrine turbokas, aga esiveduna. Ja siis ma mäletan, kui me startisime, mina läksin alati eest ära, aga ta jõudis järgi. Nii lihtsalt toore jõuga. Ja sealt see hammas verele läks, et kuidas nii, et mõned on kiiremad, et on vaja ka järgi aitama hakata. Ja siis noh, tegelikult ju teadmisi, oskusi ei olnud üldse. See hetk ju väga internet oli, aga noh, infot oli pigem see hetk vähe ju. Ja infot väga palju ei olnud, aga siis hakkasin seda otsima ja filtreerima, kuna seal on väga palju sellist BS-i ka, eks ju, sa pead kõvasti filtreerima, kaasa mõtlema ja siis selliste väga lihtsate vahenditega hakkas see protsess kuidagi pihta. Et sai selliseid lihtsamaid asju kõigepealt teha ja siis samal ajal hakkas ka huvi pakkuma juba see ametlik kiirenduse pool. Nagu mitu korda sinu saates siin on välja juba tulnud see Lasna Speedesti kanali teema, eks ju. Et ma arvan, et see oli ka esimene ametlik võistlus, mida ma vaatamas olen käinud. Et ma ei mäleta, kas see oli siis äkki 2002-2003. Et ja siis samal ajal ma kogu aeg paralleelselt enda autot nagu putitasin, tegin. Ja 2004 oli siis see aasta, kui ma otsustasin, et ma lähen ise proovima. Ja kui ta läks? Läks niimoodi, et tulin, nägin, võitsin. Noh, väga uhke. Ja... Esimene võistlus oli Kiltsil Speedesti Night Race. Ja see oli mai lõpp tavaliselt. See oli kevad, jah. Ma mäletan, et päris külm oli minu arust. Ja õhtu pimeduses sõitsime. Finalistiks vastaseks oli mul Mart Pere. Täpselt samasuguse tehnikaga nagu minu auto, aga Vectra keres. Okei.
Temaga sõitsime finaali. see oli siis ju B-klass vist või? See võis olla B-klass, jah. Siis oli kubatuuri ja koefitsiendi järgi. Igaks juhuks korra lihtsalt räägingi selle üle, et kuigi me oleme nendes saadetes väga palju rääkinud, et vanasti A, B, C klassid, siis oligi, kui tänapäeval indeksklassid, siis sellel ajal oligi ju kubaturklassid, ehk siis vist A-klass oli kuni 4 liitrit vabalt hingav, vahepeal nad muutusid ka mingi hetk, aga suurest pildist, et väike mootor vabalt hingav, siis B-klass oli juba natuke suuremad mootorid ja väiksed mootorid turbokad, et siis 4 liitrit peale turbokad või kuidagi siukest. C-klass oli siis juba nagu suured V8-d, D-klass oli vist big block ja siis ma ei tea, kas nii palju klasse üldse oligi siis. Oligi, et alguses oli vist 4 klassi ja siis kunagi tuli OL juurde või kuidagi, nii täpselt ka enam ei mäleta. Seda ma mäletan, et turbokoefitsient oli 1.7 ja 3-5 liitrit oli klassi kubatur ja koefitsiendiga 1.7, 2 liitrit oli 3,4 ehk siis ja siis ehk siis A-klassis ikkagist ju? Ei, B-klassis. B-klassis. B-klassis, jah. Ja ma ei mäleta täpselt see klassi jaotusjääb, et võime siin eksida. Aga jah, B-klassis finaalis sõitsin, esimese koha sain, aeg oli kuskil, kui ma õigesti mäletan, 13.2 äkki. Aga feeling oli kõva. No loomulikult. Jah, feeling oli kõva ja siuke väga kaif tunne oli, ma mäletan pime, siis need tulerida, eks ju, ja vaatan, et ma juhin nagu, eks ju, ja siis üle finišijoone ja siis ma lausa karjusin kiivrisse. Ma olin nii õnnelik. See oli päris kihvt tunne. Pluss veel Mart Pere selleks hetkeks oli tegelikult juba siukene väga tuntud nimi ju kiirendusmaastikul. Et juba nagu siuksel kogemustega mehel veel võtta enda elu esimesel võistlusel veel nimetatud. Tema ees võitad, ma kujutan ette, et see võis ka sellel hetkel nagu päris kõvasti seda nagu tuju tõsta ja lisamotivatsiooni tekitada. Ja. Aga see oli nagu kuidagi, ma ei tea, nii loomulikult tuli, et seal ei olnud nagu mitte midagi keerulist minu jaoks, et puustardi protseduurid on äärmiselt lihtsad, need tuleb endale kord selgeks teha, ongi kõik. Ja siis tegelikult sellise suurusjärk 200 kuni 300 hobujõulise autoga on äärmiselt lihtne tegelikult sõita. Seal ei ole mingisugust tire-slippi või et läheb käest midagi ära, seal on ainult vaja õigel hetkel käiku vahetada ja käik sisse saada, ongi kõik. Aga Mart Perega me olime enne võistlust ka juba tuttavad, et me suhtlesime ja vahetasime omavahel ka kogemusi ja mõtteid, et temal oli natukene oma suund, ma ei mäleta, kas siis tollel hetkel tal nitro oli juba peal või mitte, et ma tean, et mingi hetk tal oli nitro ka peal. Kas see aeg ta juba tegi ka sillastendi või? Ja ta on kogu aeg teinud. Ma teangi seda, et ükskõik kellega ma olen kunagi Mart Perest rääkinud, siis alati kõigil on see, et Mart Pere ja sillastend. Et see tundub nagu, mitte pahaganud ära Pere poole, aga see tundub täpselt siuke fenomen, et see on juba kuskilt iidamast aadmast põhimõtteliselt nõukogude ajast juba seal on see sillastend ja Mart ja kõik räägivad ja kõik käivad ja kõik teavad. Sa ise ei ole vist käinud? Ei ole. Seal sillastendi kõrval on tal sillastend silla reguleerimise kraav. Aga müts maha, et selliste täiesti primitiivsete vahenditega ta seadistas või reguleeris silla geomeetria nii hästi paika alati, et auto jooksis väga ilusti. Et vahet ei ole, kas sul on 30 000 stend või lihtsalt valguskiired mingisugused, kui mees teab, mida ta teeb, siis ta saab tulemuse tehtud. Aga selle silla reguleerimise kõrval oli tal siis siukes vitriin seina peal, kus olid kõverad kepsud ja sellised meened. Okei. Ja esimene võistlus Night Race esikoht. Ja siis ju järgmine võistlus, ma tahaks öelda, et oli ju Kanali Speedist, vähemalt nagu see hooaeg. See võistluste järjekord võib mul natukene sassi minna, aga ma mäletan väga hästi
et ma käisin 4 võistlusel, osalesin. Et oli siis Speedest Night Race oli esimene, siis oli miilisõit millalgi. Siis oli Rock Race Pärnus. ja see oli ju Ja, see aasta. ja siis oli kanal. Ja. Ja ma arvan, et see võis ka olla just sellises järjekorras, nagu ma nimetasin praegu. Võib-olla tõesti. 2004 ma Kanalis ei käinud, aga Rock Race'il käisin küll, nii et... Minu arust kanal oli minu jaoks nagu viimane võistlus tollel hooajal. Aga selle Speedest Night Race'iga meenub veel see, et koju sõites maanteel tundsin, et sidur hakkas libisema peale võistlust. Aga Speedesti auhinnad on alati korralikud olnud ja korralduseks ju siis esimese koha eest sain mingisuguse Alpine Head Unity. See tuli maha ärida. Sidur oli vaja korda saada. Ja siis sai putitatud jälle pidurimeistri uued katted peale. Sidur jälle toimis ja siis ma arvan, et oli One Mile äkki. Ma korra tegelikult tahaks seda küsida, et sellel ajal nagu, kas sul oli mingi kodugaraaž või mingi renditud mingi garaaž või kuidagi semu juures või kuidas see, et nagu see putitamine käis? Nii? Mul oli üks vanem tuttav, üks vanem meesterahvas, kellel oli oma töökoda. Aga tema juures ma muidugi midagi teha väga ei saanud, aga mingit nõu küsisin ja vahest mingit tööriistu ja asja. Ja siis ma rentisin endale ühe garaaži Paljassaares, see oli Black Putka. See oli täpselt nii suur, et auto mahtus sisse, uksed ka lahti enam ei mahtunud. No, see vana ehe nõukaeg. Ja selles garaažis ma tegin põhimõtteliselt mootori kapremondi ära. Ma mäletan, et plokigaane polte tõmbasin niimoodi kinni, et sõbrapoiss taskulambiga hoidis valgust, sest valguslampi seal ka ei olnud. Hoidis taskulampi, ma tõmbasin momentvõitmega kaanepolte kinni. Ja, et nii sai tehtud. Kõik on kuskilt niimoodi alustanud, aga ma mäletan ka enda esimesed Sigulli putitamised oligi sama. Garaaž oli küll 2 auto garaaž, aga nagu otsast lõpuni asju täis, nii et mahtus ikka auto ümber käima. Ma tegin mootori vahetuse Sigullil niimoodi ära, et oli see väike kandelamp juhtme otsas. Ja niimoodi tegin kõik ära ja siis keevitsin esimese sumpsi jupi ka sinna külge. Ja siis see pill käima ei läinud, aga kuna 1.3 oli 1.6 mootor pandud ja põhimõtteliselt mootori suuresti ainuke vahel see, et 1.3 ja 1.6 on ploki kõrguse vahe, siis lõpuks sain aru, et jagaja rootor ei käi ringi. Võtsin jagaja välja, lõiksin pooleks, keevitsin elektrokeevitusega selle pikemaks, lõin sisse tagasi, pill läks käima, sain külatiiru teha ja siis tuli ooratas lahti. Kõvad lahendused. Aga jah, ma sain ka oma selle esimese mootoriremondiga omad vitsad, et pill käis nagu siidi, kõik oli tipp-topp ja siis õnneks see juhtus tühikäigul, käis klõps ja mootor jäi seisma. Aga mis juhtus oli see, et ma ei keeranud ühte rihmarulli kinni ja see vibraga tuli lahti ja rihm jooksis maha. Aga kuna see juhtus tühikäigul, siis klapid pähe ei jõudnud käia, eks ju, sai rihm uuesti peale, kõik pingutatud ära ja siis oli korras. See on hea jopp. Kuigi osad ju päris paljud, pigem vist Jaapani mootorid tegelikult on nii suurte klapisüvenditega, et ma olen neid jutte kuulnud küll, kuidas võidusõitjatel kellelgi rihm on maha läinud, pooleks läinud, mis iganes, klappidega pole midagi juhtunud, on uus rihm peale pandud. See sõltub mootorist, kõik ei ole nii. Kas isegi mitte Eero ei rääkinud, et nad Kaimoga olid Lätis kiirendusel ja Kaimo Hondal juhtuski siuke asi, et seal oli olnud piisavalt suured sügavad klapisüvendid, et leiti kiiresti uus rihm pandi peale ja läks sõit edasi. Et noh. Ma üldse ei imesta, need vennad olid väga-väga leidlikud. Eero ja Kaimo ja need olid väga olid, minu mõttes on siiamaani. No selles mõttes, et Kaimo enam juba aastaid ja aastaid ei tegele sellega, aga siis kui tegelesid koos, eks ju, siis oli nagu, nemad alustasid veel
varem kui mina. ja mina tean. Aga Kaimoni me veel jõuame ka kindlasti. Okei. Ja ka sinu kiirendus. No siis oli Sidur sai korda. Sidur sai korda, siis sai sellist pulli veel tehtud, et kardaani võtsin alt ära. Sest miili peal ma arvasin, et 4 vedu on kahjuks, mitte kasuks. Ma ei mäleta, kas ma teibituuningut tegin, pilte ma ka lappasin, aga ei leidnud. Ja 248 tuli kiiruseks 2004 aastal. Tegelikult on väga viisakas. 2004 aasta, jah, see oli teine koht. Teibituuningu igaks juhuks see ka, et nagu nooremapoolsemad vaatajad kindlasti ei tea, aga mingi hetk oli väga popp oligi see, et saada autole miilivõistlused lisaaerodünaamikat, siis tuled, kapoti vahed, asjad kõik teibiti kinni, et ei saaks seda õhu väikseid keeriseid asju tekkida. Et igaks juhuks nagu teibituuninguga. Calibraga on selline lugu, et Calibra, ma ei tea, kas ta täna enam on maailma kõige madalama track koefitsiendiga seeria auto, aga tollel ajal ta oli kas number 1 või üks parimat tuuletakistuse poolest autosid, seeria autosid. 0,29 äkki oli või midagi siukest oli see koefitsient, et hästi madala õhutakistusega, mis on suureks eeliseks miilisõidul eriti veel, eks ju. Ma võisin seal teha mingisuguseid selliseid asju, näiteks väga lihtne asi on küljepeeglid ära võtta. Jah. 2 labakäe suurust. Kohe asja, mida sa pead ma olen kõigile öelnud, et proovi sõida saega maanteel, pane käsi aknast välja, mis sa tunned, eks ju. Milline õhutakistus see on. Et tänapäeva autodel jällegi, kuna see aerodünaamika on ka mulle hästi palju huvi hakanud pakkuma, siis ma olen ka teistsuguse pilguga hakanud autosi vaatama, täiesti tavalisi autosi ka vaatad, et kuidas paljudel autodel peegli disain on nagu tehtud seeria autodel, eks ju. Et osadel autodel on siuke nagu, ma ei tea, mingi Land Cruiser näiteks, suur siuke ruut. Vana kineskoop telekas põhimõtteliselt seal külje peal. Ja siis mõned on sellised väiksed, kompaktsed ja voolujoonelised, eks. No seal on kindlasti ka see ju, et ju see sama aerodünaamika ju ka tekitab lärmi tegelikult. Et ju see peeglite kuju on ka väga palju nagu seeria tavaautodel ka sellepärast kindlasti, et seda maanteelärmi lihtsalt ka minimaliseerida ju. Võib-olla. Sellele ma ei ole mõelnud. Ja siis miilisõidul seal oli, aga ma sain teise koha, mitte esimese. Et esimene oli üks, kusjuures Lucky tuuningus minu arust ilmselt siis Eero ja Kaimo tehtud, jah. Mingisugune Audi oli 2.2 turbo, mis sõitis 256 või midagi sellist. Ja kolmanda koha sai üks kas lätlane või leedukas, kellel oli tutikas M3 CSL. See tuli sellisega kohale ja ta oli nagu nii pettunud. No arvata on. Ta oli väga pistav. Arvata on. Ma kunagi tagatänavatel sõitsin ühe AMG kompressor V8 Mersuga. Sõitsime võidu. Siis kui mul oli see natuke roostes enda vana tuuring ja 300 meetrit või niimoodi, kuidas see sirge seal oli. Siis nii nimetatud, siis kui pidurdama tuli hakata, siis ta oli must ikka mingi 3 autot maas. Ja mul oli kartiriduutusega mingi räme probleem konstantselt. Seal tegelikult natuke valesti ehitatud, disainitud noor ikka vead sees. Jäin seisma tee äärde, tahtsin vaadata, et ega väga ei ole õli välja löönud või midagi. Mees jäi minu kõrvale seisma, vaatas aknast välja, tuli vene keelt kõnelev ära, vaatas seda, nii väike tagaratas, tuli autost välja, vaatas kapoti alla, nii suur turbo. Ja siis ta läks ära. Võlusõna turbo. Jaa, täpselt. Turbo teeb imesid. Jah. Nii, ja siis oli, ma ei tea, miilisõidu kohta polegi rohkem midagi rääkida, et kardaan uuesti alla ja kogu aeg paralleelselt seda autot siis nagu oma mõttega siis nagu arendasin edasi, kogu aeg tegin midagi, et üks suur osa, mis ma selle autoga oskasin tollel ajal teha, oli see, et ma tegin autot kergemaks kogu aeg. Et ma leidsin kuskilt kasutatud uksed, 2 uksega auto, eks ju, 2 ust ongi,
et siis need ma lõikasin täiesti paljaks, tühjaks, eks ju, tegin mingisuguse primitiivse polsterduse sinna sisse, viskasin need külge, ma ei mäleta, kas aknad sai ka tehtud, noh, mingisugused klaasid pidid olema, ma ei mäleta, kas ma panin originaalid sinna või mitte. Tagaluugi tegin klaasfiibrist, Täitsa ise siis. täitsa ise, ja siis ma lasin tuua endale Venemaalt sepisväljad, mis olid tehtud täpselt selle auto keskavaga, auguvalemiga, offsetiga, mõõtudega. See oli nagu konkreetselt selle auto tükk. Ja ma mäletan, kui need väljad tulid, 15 oli. Väljad tulid, võtsin karbist välja, ma pidin selle välja lakke lööma, sest et see oli nii kerge, ma hakkasin võtma seda niimoodi ja Aga need sa leidsid siis nagu kogemata või tead nagu, noh, ma kujutan ette, et kui sa tahtsid autot kergemaks saada, siis sa kindlasti otsisid ju mingeid kergemaid juppe, aga kas need väljad siis sa nagu, kuidas nagu siuksed tükid tulid, noh, ma ei usu, et sellel hetkel sa lasid ju endale toota magneesiumist sellised väljad, mis on nagu ei, nad ei olnud magneesiumist, nad olid, ma arvan, mingi alu, aga ta oli endine mingisugune sõjatööstus, okei. mis Venemaal nagu tegelikult täna tehakse ka ja täna tehakse Venemaal väga ägedaid välgi. Et ma tean, et driftis venelased kasutavad oma Vene toodangut mingisugust seal, ise mõtlevad disaine välja ja lasevad teha, eks ju, tellimustööna. Aga need olid konkreetselt mingi 5 nurk oli peal ala ja siuke nagu sõjamasina detail. Ma ei imesta, kui seda samasugust märki leiab kuskilt nõukogude aegse treipingi pealt võib-olla käin. Võimalik, ma ei tea, aga kuna noh, see meie Kalibra kommuun oli nii väike, siis ülemaailmselt hakkasin nagu vaatama. Üks oli Venemaa Kalibra klubi. Seal oli üle terve endise Nõukogude Liidu siis nagu koos rahvast, et seal oli Valgevenest ja Peterburist, Moskvast, igalt poolt. Ja siis sealt kuidagi mingisuguse tüübiga, noh, sealt nemad ka tegelikult kõik nagu kuidagi austasid mind kõvasti, sest et need ajad, mis ma sõitsin, need olid päris korralikud, tolle aja kohta nad olid väga korralikud ja neil seal nii kiireid autos ei olnud. See ongi see, et kuskilt mingi Estoned mingisuguse, vist oli must Kalibra? Ei, ta oli pigem, ta ei olnud süsimust, ta oli natukene nagu sinakat must. Okei. Aga et just kuskilt mingist väiksest riigist, mingi Estoned, sama auto nagu meil, aga kiirem. Et siis loomulikult on ju, mehed hakkavad kohe teistmoodi vaatama. Baltikumist oleme alati nagu väga heal tasemel olnud tehniliselt. Ja sealt ma sain nagu mingisugust nagu siis ka soovitust või ideed ja sealt nemad siis viitsisid sebida mulle need väljad ja saata enam-vähem mingisuguse reisibussiga pandi teele ja siin bussijaamas läksin vastu ja sain väljad endale. Väga hea. Ja selle sama kaaluvõiduga on ju see, et päeva lõpuks pole tähtis, kui palju sul on hobujõudu. Päeva lõpuks on ju nagu auto mõistes tähtis see, et mis on sinu kilogrammi ja hobujõu suhe. Et kui sul on 800 hobujõuduga 2 tonni auto versus 600 hobujõuduga 1000 kilo auto, siis Ja seal on veel selline asi, et kas sa suudad seda suurt hobujõudu kasutada. Jah, maha panna. Ja. Et siin me jõuamegi näiteks selleni, et Rock Race'il üks minu konkurentidest oli Max Zolotaryov Supraga. Sõitis minuga samas klassis. Ja see juhtuski kuidagi niimoodi, et ma mäleta, kas siis tehti klassid ringi või mis seal oli, et ta muidu sõitis koos nende Kuriks ja Vitsutiga, aga Rock Race'il millegi pärast ma vaatasin, sõidab minuga samas klassis. Noh, mina siis oma väikse 2-liitrise Kalibraga ja siis Maksim, kellel on väidetavalt ta ise rääkis 7 või 800, mis iganes hobujõud. Et me sõitsime koos ja mina sain teise koha, tema ei saanud poodiumilegi minu arust. Aga lisaks velgedele, mis seal veel sai tehtud? Seal sai freesitud õhutorustik, drossel,
igasugused randid ja üleminekud, need sai maha freesitud tavalise käsifreesiga, eks ju, siledamaks, et ei oleks mingisugust õhutakistust vooliku sees, paipingu sees. Custom intercooleris sai tehtud. No, täitsa ise siis. Ma ei mäleta, kes need vannid mulle seal painutas või tegi, võib-olla nad olid üldse nagu kandilised kuidagi ja minust nad olidki kandilised ja pärast nagu paisusid ise ümaraks ära. Võtsid kuju, õige kuju sisse. Ja keevitust endal ei olnud ja ise ka nagu alumiiniumit pole siiamaani õppinud keevitama. Siis käisin teenustööna, tellisin, keevitati mul kuulerit ja seal keevitajal tegin ka sõitu ja siis oli äge. Aga kärje, selle kuuleri kärje? Ma enam ei mäleta, mis auto pealt see oli. Kas see võis olla mingisugune Saab või Volvo või, sest et noh, Saab ja Volvo ja Porsche on minu arust 3 turbotehnika pioneeri üldse maailmas. Et Saab või Volvo võis olla, kärg. Ma ei usu, et ta Nissans oli või mingisugune siuke rekka oma, ma ei usu. Seda ma ei mäleta täpselt. Okay, aga kuuler jah, see on mingi koonusfilter, aga siis ka kuidagi niimoodi, et ta sealt kuum õhku ei saaks ja mitte lihtsalt pläätsti kapoti alla. Selliseid lihtsamaid asju sai tehtud. Aga tegelikult need lihtsad asjad summa summarumis aitavad väga palju kaasa. Mida jahedam on õhk, seda rohkem teda mahub ja nii edasi. Ja no muidugi põhiline oli siis soft ikkagi. Ma just tegelikult tahtsin just jõuda selle softini, et nagu kuidas seadistamine oli. Et Mati Põlluga me rääkisime, see oli umbes siis mõned aastad peale seda, kus me praegu sinuga oleme, kuidas raadil vahetati lihtsalt aju sees kive ja see, mis vähem kõlises, sellega mindi ja sõideti ja tänapäeval me ei pea rääkima, tänapäeval põhimõtteliselt kõik võimalused olemas, isegi nagu taskukohased. Aga sellel hetkel, kuidas seadistamine? Sealt hakkas nii kõvasti arenema tollel ajal, et aga sellel 2004 aastal oli niimoodi, et mina ei teadnud seadistamisest üldse mitte midagi veel. Ma ei teadnud üldse, mis asi see detonatsioongi on, eks ju. Et ja täpselt samamoodi nagu Mati Põlluga käis chipide vahetamisega. Minu vanakooli Motronikus oli, ehk siis Motronik on Boschi ajuseeria. Ma mäletan, mis ta täpselt oli, mingisugune ME28, mis iganes, mingi klikiaegne. Ja sellel oli 2 kivi, nii nagu Mati Audilgi. Ühe kivi peal võis siis olla kütus ja süüde ja teise kivi peal puust, niimoodi jämedalt suures laastus, eks ju. Et ja need olid mingisugused kas 32 või 64 kilobaidise mäluga kivid. Et kui täna kaasaegsel autol sa tõmbad loed softi välja või laed softi, siis võib olla 8 megane. Eks ju, seal oli 64 kilobaiti, eks ju. Noh siis kujutad ette. Aga see soft ise, eks ju, mina kirjutasin neid faile sinna kivide peale. Kivid sain ostetud Devalost, siis ultraheli valguse lambiga sai neid mälukivisi kustutatud, see on selline kvarts keskel, mingisugune, sealt võtad klepeka maha, paned selle valguse peale, teatud arv minuteid hoiad ja siis kivi on blank, puhas ja siis saad kirjutada sinna uue asja peale. Niimoodi käis see asi. Ja kuidas sa selle kirjutamiseni jõudsid? Ja kuidas see siis toimus? Kirjutamine, no vot sealt hakkasimegi nagu uurima, kuidas need asjad kõik käivad, eks ju, et oma auto oligi see, mille peal nagu eksperimente teha. Et ma sain, see võis ka olla niimoodi, et ma sain sealt venelaste kaudu kuidagi need failid äkki. Ja neid Calibra softe, Calibra turbo softe, neid oli mõned üksikud, äkki 2-3 varianti üldse. Ja siis ma sain need failid ja vaatasin, millise minu softiga see ühtib. Tegin endale 2 kivi, panin peale ja need toimisid. Aga tegelikult ma tean, see oli ühe Saksa tuuningufirma nii-öelda produkt. Ma ei tea, keegi oli selle kunagi ostnud, eks ju, ja sealt see siis nagu mööda rahvast hakkas nagu edasi minema. Ja
et see oli mingisugune seal, ma isegi ei mäleta selle tuuningufirma nime enam, aga see oli mingi stage midagi, 2 või 3 või mis iganes. Et mingisugune selline stage ta oli ja sellega ma ütlen ausalt, ma arvan, et mingisugune ausad 300-320 hobujõudu võis seal olla. Okay. Et kindlasti mitte rohkem, seal on selle turbo piir ka juba käes. Et täitsa originaalturboga, originaalpihustitega, originaalajuga ja siis nagu ainult need kivid, mis ma programmeerisin ise ja panin aju sisse. Okay. Niimoodi käis tuuning. Et seda ei saa seadistamiseks nimetada. Natuke saab, aga teistpidi, jah, arvestades, mis seadistamist sina tänapäeval teed, siis tõesti seda ei saa seadistamiseks nimetada, aga sellel hetkel see oli ühtepidi see, nagu 2004 aastal, see oli 2005 aastal, see oli täielik nasa ju. No jah, minu jaoks oli küll, jah. Mitte kuskilt ei olnud neid teadmisi võtta, kui ise nagu tegema hakata. Ja noh, kui selle kivi ja softi juurde nüüd tagasi natukene tulla, siis siit lihtsalt vaatajatele neil on võib-olla nagu huvitav, kust kohast tuleb see ES racing, eks ju. Siis mu esimene partner või koostööpartner, sõber, kellega me alustasime, tema nimi oli Eerik ja mina olen Samuel ja sellepärast on ES. Et 2000 seal mingi 1, 2, 3 midagi me tegime mingisuguse netilehe, eks ju, kus panime siis mingisuguste autode chip-tuuningu listid ülesse. Leidsime Saksas mingisuguse chip-tuuningu partneri, kust me saime tuuningu softe tellida. Noh, enda auto sai ju tuunitud ja siis nägime, et äge töötab, eks ju. Ja siis mõtlesime, miks mitte seda inimestele pakkuma hakata. Aga tead mis? Sellest ma arvan, me räägime natuke pärastpoole. Kuidas me jõuame ES-ini, kuidas see ES Racing ja tegelikult tänu ES Racingule on väga palju autos, millest veel rääkida. Okay. Aga Calibra. Siis see sinu asi, Calibra. Night Race oli, Miil oli, nüüd siis Rock Race, eks ju. Rock Race oli... Ka poodium, sa ütlesid ju. Jah, teine koht, aga see oli väga äge võistlus. See oli, ma arvan, läbi Eesti kiirendusajaloo üks kõige ägedamaid võistlusi üldse. Et seal oli, esiteks oli, minust oli 2-päevane, ma võin eksida, aga seal oli nii palju kõrvalüritusi igasuguseid. Tümps, tuuning. Ja näitus ja mis iganes. Ja seal oli hästi palju välisvõistlejaid. Ja aga miks, kuidas need välisvõistlejad meelitati, on see, et Peep, peakorraldaja, eks ju, ta mõtles sellise asja välja nagu superfinaalid. Tegelikult Peep ju käis meil ka rääkimas ja Peep ju ütles ka, et Jürki Aukio oli see mees, kes pakkus välja, et aga tehke superfinaalid. Ja sealt see siis juba läkski. Ehk siis see idee tuli Soomest, jah? Ja minu meelest ju Rock Race'il oli ju selle superfinaali võitjal oli ju rahaline auhind ka minu meelest. Väga korralik. Sinna ma tahtsingi jõuda, et kuidas need väliskülalised nagu meelitati, eks ju, oli korralik auhinnafond, mida, ütleme, Soomes ju ei ole, eks ju. Seal on soe käe pigistus, saad karika 1-2, eks ju, ongi kõik, eks ju. Ma arvan, et meil Speedestil olid paremad auhinnad kui Soomes. Võib-olla, et noh. Ja siis... kuna ma igast klassist poodiumi mehed, meil olid poodium siis mitte runner-up ja winner, vaid 3, eks ju. Esimesed 3 pääsesid superfinaali, see oli loosimise teel. Minule loosimise teel sattus, mis ta nimi oli, aga see oli Outlaw klassi Euroopa meister. Timo Äiga tuli meelde. Väga kole mingisugune, väga kole auto oli tal, mingi Ameerika auto, hästi kole. Ja noh, tegelikult mul ei olnud selle vastu midagi, ma olin isegi õnnelik, ma tahtsin millegi ägeda vastu sõita. Aga kahjuks see superfinaali sõit läks mul nahka, ma ei saanud käiku sisse. Siis superfinaal toimus
bracket süsteemina, eks ju, handicap'id, et minu aeg oli, jah, seda unustasin ka rääkida, et Rock Race'il ma sõitsin 12.5 no ja see jäigi Calibra parimaks ajaks. okei. Aga kuidas sealt see mõnekuuline hüpe siis 13.2 vist oli enne? 13.2 ja siis oli 12.5 jah, lõpuks. 0,7 on tegelikult juba nagu väga suur vahe, et kuidas nagu selle mõne kuuga see nii kiiresti nagu läks või kuidagi. Seesama see väike kivivahetus lihtsalt või? Ma arvan, et 13.2 ma sõitsin ka kividega ikkagi juba. Et see auto originaalis nii kiiresti ikkagi ei sõida. Et ju see kõik, mis ma seal tegin, eks ju, see kõik võis aidata. Et noh, tegelikult ma mäletan, kaan sai ka porditud ja kollektorid said sobitatud, et aknad ilusti Ja kanalid omavahel ühtiksid ja noh, tegelikult sai väga palju selliseid nipet-näpet asju teha. Väljalaskesüsteem sai tehtud, et kui ma niimoodi meenutama hakkan, aga just see kaal ja circa 300 jõudu, noh see tegi seda. 12,5 sõitis. Väga uhke. Ja. Te läksid Timo vastu? Läksin Timo vastu superfinaali, esimene nii-öelda voor, superfinaali voor. Ja seal siis, noh, kuna minul oli 12,5 ja Timol oli siis mingi, ma ei kujuta ette, mis tal võis olla, 9,5 äkki või midagi siukest. Esimesel Rock Race'il seal kõige kiiremad ajad olidki 9 keskele. No, Ja. no siis ma räägin 9,5 näiteks, noh, oletame, eks ju. Siis järelikult ma pidin startima 3 sekundit varem. Ja. No, ja siis ma mäletan, ma vaatasin peeglisse ja kurat käik ei läinud sisse. No siis ma teadsin, et nüüd on nahkas ka, eks ju. Ja siis ma vaatasin peeglist, kuidas lennuk tuli must mööda lihtsalt. Sellises meeletu hooga tuli järgi ja pani mööda. No ja siis muidugi pidurdas, et mitte oma indeksit parandada, sest seal on niimoodi, et sa annad indeksi ette ja kui sa selle, vähemalt superfinaalis oli nii, et kui sa seda oma aega parandad, siis sul järgmine sõit on indeks madalam, kiirem. Et noh, suures maailmas või nagu osad ju tahtlikult sõidavadki esialgu aeglasemalt ja siis vastavalt vastasele ja oludele siis hakkavad sellega mängima, aga noh, see on ja ma arvan, et kui mul oleks käik sisse läinud, siis ma poleks niikuinii võitnud. Ma arvan, et Timo sõitis ka oma klassi sedavõrd targalt, et mitte liiga kiiresti. No kui sa oled Euroopa tasemel sõita, siis kindlasti võetakse no see oli vana kala ikka. No. Aga mul ei on nagu vähemalt nagu häbitunne talle kaotada. Ja absoluutselt. No kui põhimõtteliselt ju elu teine kiirendusvõistlus. Suuresti. Kiirendusvõistlus oli teine ja konkurents oli B-klassis oli, või ta oli siis, tehtigi äkki C-klassiks see turbokas. Äkki tekkis juurde või kuidagi niimoodi oli, et miks see Maksim nagu minuga samasse klassi sattus. Seal meie klassis oli veel, Mart oli endiselt, Mart Põre siis, eks ju, Kaimo Krikk oli oma esivedus Civikuga, siis oli aga kõige kiirem oli, kes saigi esimese koha, oli Lätist või Leedust vist, Andrei Nosevitš, siuke vend, Audi S2 ja see sõitis kõrget 10. See sõitis päeva lõpuks 10 ennast. Et see oli tollel ajal midagi väga kosmilist. Ja, see oli ikka väga-väga kosmiline, sest et sellel 2004 aastal, mul kohe ei tule peast meelde, aga siis kehtiv Eesti rekord eestlaste sõidetuna oli minu meelest 9 sekundit alles. Ja ka see hetk oli juba, Erkil oli blower mootor, Lauril olid suured slikid. Noh, et see, ja siis oli, ma isegi, kas ta oli 9 keskel või ta oli 9 keskel tuuris oli see, et kui oli nagu Eesti rekord ja siis tuleb mingisugune mees Audiga paneb nagu. Audiga, just nimelt Audiga, see võttis ikka mõtlema, et on võimalik, eks. Ja sealt ju siis... Kiire Audi oli ka meie klassis. Luht? Jaa, Hannes. Et kuidagi õnnestus niimoodi, et sai teise koha sealt, jah. Jälle hea meeleolu ja feeling. Sealt siis, ma arvan, et midagi sai veel jälle, kogu aeg olen midagi arendanud autol. Ja siis oli see
Kalibra jaoks viimane võistlus, mis oli Kanal. Lasna kanal. Mm. Ja see oli juba 80 miili, Jah, seal tagapool otsas, jah. 200 meetrit, 201 meetrit. Et seal õnnestus ka poodiumile saada, aga seal ei olnud lihtne võistlus. Et pidin kõvasti pingutama, sain 3. koha, mis oli väga äge, mis meenub. Üks sõit oli Tutika Mitsu Evo vastu. Ja ma kuulsin autosse, kuidas rahvas seal mörgas, kui ma selle Evo ära küpsetasin. Täitsa usun. Evo 8. Jaa. Otse poest Tutikas Evo 8 ja siis mingisugune roostes Opel. Kalibra tuleb ja näitab taga tulesid. See on hea kõva. Aga mäletad ka, kes see aasta poodiumil oli, või nagu selle võistlusel, kes siis sinu ees poodiumil olid? Ma arvan, et seal olid Audid äkki, sest et need läksid ikkagi kohalt kuidagi hämmastavalt hästi ära. Et kuigi mul oli suht kerge võrreldes Audiga Opel, eks ju, ja hea kerge rattaga, aga see 4-veosüsteem Quattrol oli vist äkki parem kuidagi. Okay. Ja 200 meetrit seal see algus loeb nii palju. Pluss see oli ju täiesti tavalise asfaldi peal, siis tahes-tahtmata seal on 4-veolistel on eelis. Et siis just ongi see, et nad hüppavad niikuinii stardis palju rohkem ära ja siis, et toori jõuga ei jõua järgi ka isegi, kui on seda võimalust. Ja Hannes Luht võis olla üks, võib-olla keegi veel, ma ei mäleta täpselt. Ja sealt nagu Kalibraga oli minu arust nagu kõik, et plaanid olid suured, aga siis plaanid ma võtsin maha sellepärast, et mul oli isegi niimoodi juba tehtud, et ma ostsin asendusmootori sinna, et ostsin vabalt hingava selle 85 kilovatise mootori, selle panin vahele ja sellega auto sõitis juba, tõstsin turbomootori vahelt ära, et kuna mul teist autot ei olnud, eks, et siis ma hakkan nagu seda mootorit nüüd tõsiselt ehitama, eks ju. Aga siis ma vaatasin seda Opeli Kere. See oli Opeli Kere. Ja isu sai otsa. See oli väga hea õppetund mulle, et sealt maalt alates ma nagu hindan Kere nagu üle kõik autos. Et kui autol nagu Kere ei ole, siis ei ole mingit motivatsiooni selle autoga tegeleda. Jah, see on täpselt sama, et mootorit on oluliselt lihtsam ehitada, kui seda Kere remontida ja sellepärast meil siin traktorikuuris ka, nagu me näärame, rooste emaldamine käib sellega, et me jätame katus alles ja hakkame torudest edasi minema. Oluliselt mõnusam lihtsam vaata. Aga sealt siis... Sealt see kirg oli nagu nii suur juba, et mis oli 2004 lõpp, 2005 hakkas, kogu aeg tegelesime edasi ja siis mul tekkis paarimees Toomas, kellega me hakkasime nagu koos seda ES-i asja edasi tegema, sest Eerik nagu ei tahtnud sellega üldse nagu edasi tegeleda, ta ainult nagu selle softiga alguses nagu koos nagu tegelesime, siis lõpetas selle asja ära, aga Toomasega siis jah, siis ma tegelesin nagu hobi korras sellega esialgu ja siis see hobi läks nii suureks, et ma tulin põhitöökohalt ära ja tegime ES-i, täitsa OÜ ja firma ja võtsime suuremad ruumid ja siis hakkasime nagu ametlikult ja suuremalt seda asja tegema. Ja siis 2006 ma ostsin endale järgmise hobika. Toyota MR2. Ma just tahtsin küsida, kas see on see sama sinine? Ja, ta oli algusest saadik sinine. Natuke teist tooni, aga sinine. Aga mille järgi, kui sa alguses said aru, et on turbomootor, 4 silindrit, 4 vedu, et see on niisugune niimetatud hea võidu üks skeemidest või valemitest, siis kuidas järsku Saksa tehnika pealt teispool maailma keskmootoriga MR, et kuidas sa sinnani jõudsid või kuidas sa nagu mõtteled niimoodi läks? No, ma sain küsimust aru küll, jah, et su mõttest, et tegelikult ma ei jahtinud konkreetselt MR2, et mul mõttes oli 2 autot. Et teine auto, mis mulle väga meeldis või mis valiku listis oli 200 SX. Okay.
Nojah, mõlemad nagu mitte 4 vedused siis, Mhm. eks ju, ja mõlemad japsid, eks. Aga ma ei tea, lihtsalt nagu meeldisid need 2 autot. Ja ma olen jällegi saatusele väga tänulik, et mulle õnnestus osta MR2, Mhm. mitte SX. Mitte, et SX halb auto oleks, aga lihtsalt MR2 on nii palju põnevam ja huvitavam. Ja täpselt. Et ta on keskmootoriga auto, mis teeb selle auto väga-väga eriliseks. Ja ta tollel ajal ei maksnud nagu mitte midagi. Ta oli soodne ka. See on täielikult inseneri auto. Seal on nii palju või mis mulle üldse nagu kiirenduse juures meeldib. Sa saad ise ka sellest väga hästi aru, ma arvan, et sul on täielik vabadus olla loominguline. Ja täpselt. Et see ongi see, et mehaanikute spordiala vahet, et seda ei pea tõlgendama seda, et sõitja ja sul on mehaanikud ümber, kes asju teevad, vaid sa oledki mehaanik ja sõitja, et sa saad leiutada, mõelda, seadistada, katsetada ja võidu sõita. Et selles mõttes mehaanikute spordiala. Ja sul on täielik vabadus nagu leiutada, kreitida mingisuguseid X-lahendusi ja katsetada seda ja teha ja läbi selle nagu näidata oma skilli ka ja tulemust saavutada, kui kõik hästi läheb. Täpselt. Aga tead, vahepeal on aeg niimoodi lennanud, et me oleme jõudnud tegelikult saate lõppomadega juba. Okay. Et uuel nädalal hakkame siis täpsemalt rääkima, kuidas MR2-ga hakkas sinu teekond minema. Ja teiega nii kauaks aitäh, kui meeldis, likeige, kommenteerige ja juba Sämmiga jätkame järgmisel nädalal. Aitäh! Aitäh!